nüüd me tulime hommikul randa. Mõtlesime, et tuleme vaatame, mis siin toimub ja mida siin näha on. Olukord on siis selline, et praegu on tõus. Vett on hästi palju ja Hugo ei tahtnud üldse randa tulla. Aga siis, kui me kohale jõudsime, nägi ta ühte meest, kes teeb rannas joogat. Ja ta seisis käte peal hästi pikalt, mingi paar minutit. Ja siis Hugo on nagu sellest täiesti võlutud. Ta põhimõtteliselt lihtsalt jäi seda onu vaatama. Ja nüüd nad Andresega istuvad kuskil sealpool ja vaatavad seda onu. Ja siis mina tulin väiksema seiliga vaatama laineid. Hugo on nagu täitsa ära vahetatud. Ja talle meeldib onu vaadata. Hugo, ütle, mida see onu teeb? Harjutus. Jaa, see on jooga. See on jooga, kas sa tead? Sina käid ka joogatrennis, on ju? Aga teie vist nii raskeid harjutusi veel ei tee. Tundub, et siin on viivakujude näitlus. Päris hea kivistee on tehtud. Okei, vaadates neid kujusid, siis ma arvan, et siin ikka vihm on oma tööd teinud. Mõned neist on nagu natuke korda tehtud. Mõned on ikka natuke ära uhutud. Siia tunnel veel enda renn. Tasad näevad ilusad välja. Lahe. Keegi on teinud isegi mingi vee. Hästi. Lahe kujud. See on kaamlid. Mugavad kaamlid. Jälle mingi eesel. Mis lahedad. No problem. Näed, Ruudi, mis siin on? Nii lahe asi! Siin saad ronida. Ruudile täitsa meeldib liivas mängida. Mida ma veel oskan öelda, et kell on 4. Tulime jala siia. Rannas hakkas tegelikult kõndides suht palav mere ääres. Et päike lõõskas taga, et pilvi ei ole. Et ilmateada lubas küll täna mingi 24 kraadi, aga siin päikese käes on ikka kõva 30. Väga hea rannastamisilm on. Nii, Hugo. Räägi, mis sa tegid? Hugo, kas sa oskad öelda, mis sa tegid? Hugo on nüüd natuke kurb. Nimelt, siin on mängumaja, eks ju, saad ronida, väga tore, eks ju. Siis saad üles ronida ja siia saab üles minna. Mis see on mingi, ma ei tea, 2 meetrit praktiliselt. Meeter 1,90 90 kindlasti. minul on 1,87 m, eks ju. Ja minust on natuke kõrgem. Ja siis istume, vaatame siin ja järsku vaatame Hugo popsti põrandal. Ja nutab ka muidugi. Miks see nii? Ütleks, et maandumine oli täiesti okei stiiliga. Stiilipunkte saab ta küll, eks ju. Aga kohkumine oli küll, et mis siis oli, kukkus alla või midagi. Ja pärast küsisime Hugolt, mis toimus. Ja Hugo ütles, Mina nägin, et ta ei kukkunud alla, ta lihtsalt võttis hoogu ja hüppas nagu mingi okei. Sest mina ei saanud nagu täpselt aru, et ja siis küsisin Hugolt, et mis toimus. Hugo läbi nuutu ütleb, et tahtsin näha, kas hüpates, et kas saab haiget või ei saa. Jah, aga ma arvan, et ta ise sai kõige suurema šoki. Ma arvan, et ta natuke sai haiget. Minu enda hirm oli see, et väänab jala välja või midagi. Et okei, et mis nüüd nagu pooleks on murdunud. Issand see on jah, et no hea on see, et liiv pole kõige kõvem, aga jah. Mida tegid? Sa tahtsid olla Batman. Hugo, meil on madalamaid kohti, kus hüpata saad. Ma näitan sulle, kust. Vaata, sa saad sealt trepist üles minna, saad sinna kivi ääremiole minna, saad selle palmi juurde jooksa ja sealt alla hüpata. See on nagu ainult pool meetrit hüppamist. Adru. Adru. Siin tõusu ja mõõna vahe on ikka päris kõva mingi 2 meetrit või. Adru. Ja.
see on siis poriköök. Õige ranna versioon. Liival. Ujumas käidud esimest korda. Jaa. Kas oli külm? Jah, oli. Palju, ma arvan, et ikkagi suht jahe. Aga noh, ma lasin vette, mis on nagu väga tubli minust. Ma arvan, et see, et siin on nagu mingi lainetust seda, siis räägid kõvasti kaasa. Kui on tavaliselt see sooja piiriga lihtsalt raske üle. Jaa. Teiseks, põhi näeb nagu sile ja liivane välja. See on rämedalt ebatasane. Okei. See on, et vahepeal tulevad nagu sellised 20-30 cm kõrgemad künkad ja siis jälle lohud. Okei. Seda on just sisse minnes tunda, et astud järsku nagu mäe peale. Okei. Ja nagu sa ütlesid, elu on palju. Ma nägin selle 5 minuti jooksul vähemalt 2 sellist kala. Vau! Ühte sellist 2 centimeetrist krabi. Et ma ei ole harjunud, et meres üldse sukest elu on. Mis asja, nüüd ma küll ei lähe. Et täitsa lahe, et... Ja kusjuures hea on see, et välja tulles oli päris hea. Jaa. Kohe, kui ma välja... Oi, ära jääb viimased. Kohe, kui ma välja tulin, kohe hakkas soojem. Isegi, et tavaliselt on vaja ruttu kuivatada, siis tegelikult siin peab kuivatada vaja. Okay. Aga muud... Mis sa tegid praegu? Mis see on? Näed, kuule, vaata, mis sealt tuleb. Palun. Esi. Esimene rannaskäik tehtud. Läksime ära, sest Ruudi ronis ise kärusse. Ma arvan, et Ruudil viskas üle. Mis me olime mingi pool tunnikest. Ei pesenud jalgu. Ma arvan, et ma hetkel ise ei pese, sest see on bassein täiesti tekkinud. Siin on liiv äärmiselt kleepuv. Me oleme tõusujoonest üleval pool. Leidsin koha, kus see kaldteega alla, see on just invaliididele ka mõeldud ja siit sai käruga tulla otse liivale, ilma et peaks nagu sealt teemama. Iga koha. Vaata, millised lained, see on nagu suht 2-meetrised lained. No täiesti surfiparadiis, lisaks sellele on vesi nagu normaalse temperatuuriga. Sai külmu kohe ära. Ja siin on kive. Ja milline rahvamass seal on. Arvan, et siin vasakul on nagu suured lained ja seal paremal on siis mingi algajate tsoon, kus siis lihtsalt on surfilaudade peal. Tulime sealt vastukeskusest, liigume vaikselt tagasi kodu poole. Hästi palju inimesi on, päevitajaid, üksikuid, inimesed jalgupidi vees. Et elamus inimesi käib ikkagi ranna peal, üksikud käivad vees ka. Praegu on mõõn ju, mis tähendab seda, et vesi läheb alati järjest kaugemale ja kaugemale ja kaugemale. Lähme. Aga loputan kaeda ja hästi huvitav maa. Kusjuures päris soe on. Kerli oli siin käinud. Ta ütles, et siin oli päris mitte libe. Ja tõepoolest siin on täiesti mitte libe. Ma ise kartsin, et siin on... Ise kartsin, et jalad saavad kohe nagu niimoodi hakkavad libisema ja üldse siin käia. Täiesti hea on käia.
vaade siis Las Palmase lahele. Meie hotell on kuskil seal. Taga seal otsas me käisime. Siin otsas me väga ei käinud. Lahe, näed, siin on paat. Siin on rand. Ütleks nii palju, et siin rannas küll hästi ujuda ei saa, sest siia ei saa lihtsalt ligi. On ranna erikohad ikka äärmiselt erinevad. Seal vasakul pool täiesti, seal on siuke surfirand, seal on siuke kivine, kõrged lained. Ja sedasi hakkab vaikselt liivaseks minema, aga siin tuleb adrune liiv. Imelik adrune liiv. Siis edasi tuleb jälle kivine rand, kus on siuksed madalad kivid, mis mõõnaga välja tulevad. Peale seda tuleb põhipuhkerand, kus on hästi suur, kohe väga suur liivarand, kus on ka need magamistoolid ja nii edasi. Sedasi tuleb väike sadav ja siis tuleb nagu täiesti kaljune rand, kus ei ole nagu mitte midagi. 2 valvurkajakat ja hunnik suur linnuvari. Ikka on ema kajakad, kes valvavad oma lapskajakaid. Huvitav jah, kõik need inimesed, kes sinna seal kivi peal on, et kas nad on sinna ujunud või supitanud või? Et Marko, mina nagu niisama ei julgeks minna, ma tahaks ikkagi, et mingi laud all oleks, eks ju. Vaatasin mu nunn, tada! Nii laheda, mis sa tegid? Tegin veeoost, vaata. Vesi meie juurde tuleb. Nii lahe. Kas sa tahad öelda midagi Kanaaride reisi kohta tagasisideks? Kõik. Ei oska midagi täpsemalt öelda, et väga hästi on läinud ja loodetavasti saame hästi tagasi, ka paremini tagasi, kui siia saime. Siin on ikka iga päev on inimesed rannas olnud, kui nagu ringi vaadata. Ja kusjuures, kuidas seda nüüd öeldagi, mida mina poleks nagu oodanud, siin on, ütleme, väga vabameelne rannakultuur, nii öelda. Alasti mehi näinud. No nii vabameelne ei ole, aga see on ka huvitav, et siin on ikkagi siuke suhteliselt valge inimese maa, mis tähendab seda, et sa saad nagu rahulikult tänaval ringi käia, sul ei ole kogu aeg mingid müügimehed nagu takkas, sul on nagu suhteliselt korralik asi, sul ei ole mingit prügi ei voola igal pool, sul ei ole probleemi, et prügi ei suudaks koristatud, rand on kõik ilusti korras hoitud. Nagu täiesti ilus, nagu tsiviliseeritud koht. Soega tsiviliseeritud koht. Aga niimoodi, et kimme ei võusi. Sain natuke liiva teile. Täitsa hea on juba koju saada. Kõik see rand ja liiv ja soojus ja andke mulle selline sombune Eesti talv ja mingi -20 ja ma olen väga rõõmus.